Minu tänane jutluse pealkiri on siis Jeesuse meelevallas käimine. Ja enne kui ma pihta hakkan, siis kas te mäletate, kui ma paar nädalat tagasi jagasin tunnistust, et mul oli olnud siis üks väga raske nädal. Mida ma teile ei rääkinud selle tunnistuse ajal, on see, et enne seda rasket nädalat, täpselt nädal aega enne seda, Jumal ütles mulle tegelikult, et Merilin, uuri natuke sügavamalt minu meelevallas käimist. Ja ma panin selle oma märkmikusse kirja, nii nagu ma ikka panen kirja märkmikusse, kui Jumal minuga räägib ja mis Jumal nagu minu elus teeb, et neid pärast tagasi vaadata. Ja Jeesus oli mulle öelnud, et uuri minu meelevallas käimist veelgi sügavalt, kui ma seda tolleks hetkeks uurinud olin või selles käinud olnud olin, sest et see ei olnud minu jaoks võõras Jeesuse meelevallas käimine, sest et ma ikkagi iga päev deklareerisin Jumala sõna üle enda, ma kuulutasin Jeesuse nime, Jeesuse vereväge, ma teadsin kõike seda ja ma käisin juba selles, aga Jumal tahtis mind kutsuda natukene sügavamale sellesse. Aga tollel ajal ma küll kuulsin, et Jumal seda mulle ütles ja ma ka kirjutasin üles, aga mõtlesin, et küll mul aega on. Et praegu mulle tööd on nii palju ja koolis on palju pingeid ja ma ootan puhkuseni. Küll ma puhkuse siis uurin. Mis aga juhtus oli see, et nädala pärast oli mul siis see keeruline nädal, kus mul tegelikult oli vaja teada seda, mida Jumal ütles mulle, et ma uuriksin. Aga ma ei teadnud. Ja ma mõtlesin, et küll mul aega on. Ja võib-olla paljude asjadega me mõtleme, et jah, Jumal, et sa ütled seda, aga küll mul aega on. Ma tegelen sellega siis, kui mul endal aega on. Ja nüüd tagasi vaadates, kui ma oleksin teadnud seda, mida ma täna tean Jeesuse meelevallas käimise kohta, sest kui see olukord tekkis, siis peale seda ma hakkasin siis uurima, sest Jumal mulle ütles, et ma uuriksin. Ma mõtlesin, et ma ei hakka ootama enam puhkuseni. Ja ma hakkasin uurima. Ja kui ma oleksin seda teadnud siis, sellel raskel nädalal, siis see raske nädal ei oleks olnud üldse nii raske. Nii et ma hakkasin selle kohta uurima, ma hakkasin seda rohkem niimoodi sügavuti katsuma, hakkasin piiblit lugema, hakkasin rohkem palvetama ja ma räägin teile ka sellest täna natukene siis, mida mina olen saanud rohkem teada Jeesuse meelevallas siis käimisest. Ja ma alustaksin Jumala sõnaga. Võtame Efeslastele esimese kohe ja loeme salmid 15-23. Ja selle sükene alapealkiri on siis palve usulise tarkuse saamiseks. Ja see ütleb niimoodi. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse, Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamas teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline on lootus tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ja ma tahaksin küsida, et kas sina teadsid, et sinule on antud Jeesuse meelevald, Jeesuse poolt on antud sulle meelevald, mille taga on vägi võimsam kui ükski muu vägi siin ilmas. See on antud sulle kasutamiseks. Ja see Kristuse meelevald, see ei ole võim, vaid see on delegeeritud või antud õigus anda käske kuulekuse sundimiseks tegutsema vaenlase, patu, haiguse, iseenda ja olukordade üle. Võib-olla sa küsid, miks ma ütlesin iseenda?
Sest mõned mõtted on meil Jumalalt, mõned mõtted tuleb meilt vaenlaselt, aga me oleme ka ise suuteliselt mõtlema, ise oleme suutelised tegutsema ka. Ja ei ole ainult kas Jumal või vaenlase käsi meie eludes niimoodi vahepeal mängimas. Me ise teeme ka otsuseid ja me ise peame ka ikkagi vastutama oma otsuste ja oma tegude eest, mida me ise teeme. Ja meil tuleb ennast ka analüüsida siis hiljem või varem, mis siis täpsemalt me ise oleme teinud, eks. Ja tegelikult on päris palju kristlasi, kes isegi ei tea seda, et Jeesuse nimel ja Jeesuse meelevalla kasutamine on neile kasutada. See on neile vahendiks. Nad ei tea, et neil on see meelevald. Ja kui nad seda ei tea, siis nad ei tea ka, kuidas seda kasutada. Ja me teame, et Jumala sõna, ehk siis Piibel, on ka relv. Ja see on relv, mis on tugevam ja teravam kui kaheteraline mõõk. Ja nagu relvaga ikka, kui seda käsitleda ei oska, siis võidakse haiget saada. Ja võib saada haiget see, kes seda käsitleb, ja võib haiget saada ka inimesed, kes on tema ümber. Näiteks, kui keegi võtab Jumala sõnast mingisuguse fraasi välja, kontekstist täiesti välja, ja kasutab seda võib-olla mingisuguses teises kontekstis, kuhu see üldse ei sobi, võib haiget teha teisele inimesele ja võib haiget teha ka talle endale. Me peame õppima, kuidas siis käsitleda neid vahendeid, mida Jumal meile jätnud on. Ja kui sa saad haiget või hoopiski pettud näiteks Jumalas, siis sa pead nagu mõtlema korraks, et kas see siis nagu oli nagu õige nagu käsitlusviis, kuidas seda relva käsitleda. Et me peame õppima ka, kuidas neid käsitleda, mida Jumal on meile andnud. Ja täna me proovime siis vaadata meelevalda. Jeesuse poolt antud meelevalda meile, mis see siis endast hõlmab ja kuidas me seda siis kasutada saaksime. Et me oskaksime neid käsitleda, et me ei saaks haiget, et inimesed meie kõrval ei saaks haiget. Ja mul on üks väike lugu. Mõtle korraks, kujuta ette, et sa sõidad kellegi teise autoga. See auto ei ole sinu oma, sa pidid laenama kellegi käest autot. Ja sa sõidad ja üks rehvidest läheb katki ja sul ei ole tagavararehvi. Ja sa näed nii palju vaeva, et keegi sulle appi tuleks oma vabast ajast, et nad aitaksid sul minna sinna, kuhu sul vaja jõuda oli. Hiljem sa ka avastad, kui sa oled juba jõudnud ja oled oma asjad ära teinud ja oled juba kodus ja sa avastad, et see tagavararehv siiski oli olemas. Aga see oli peidus. See oli seal tagaluugis, seal oli see põrandakate peal ja seal all oli see auk, kus see tagavararehv oli, aga sa ei teadnud, et see seal on. See rehv oli olemas kogu selle aja, kui sina seda vajasid. Aga see ei aidanud sind mitte mingisugusel moel, sest sa ei teadnud, et see seal oli. Ja kas Jumala meelevalla kasutamine on sinu elus praegu sarnase looga? Kas sa tead, et sul on võimalik kasutada Jeesuse meelevallas käimist ja kas sa tead, et sa seda ka vajad? Igal kristlasel on võimalus kasutada Jeesuse meelevalda, aga kui nad ei tea, et see üldse olemas on, siis see ei aita neil mitte mingisugusel moel. Ja see meelevald, mida Jeesus on meile andnud, see kehtib iga uuesti sündinud kristlase kohta. Kui sina oled kristlane, siis see kehtib sinu kohta. Sul on võimalus seda kasutada. Kui sa ei ole veel kindel, et kas sa oled 100% oma elu Jumalale üle andnud, siis kuula ikka. Sa saad teada, mis on võimalik sinu jaoks. Ja mille üle meil siis meelevald on? Me peame aru saama, mis selle alla kuulub ja mis sinna alla ei kuulu. Me räägime täna 5 asjast, mis selle alla kuulub. Esiteks, meil on meelevald üle vaenlase. Ja Luuka 10, 18-20 ütleb nii. Aga ta ütles neile, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Ometi, ärge rõõmutsege, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Vaenlane ei peaks saama omada võimu meie üle. Kuigi vahepeal ta võib olla
nagu oma arust nagu kaval ja võib korraldada seda mingisugusel moel, et ta ikkagi natuke tahaks Jumala laste üle valitseda, siis meil on tegelikult meelevald astuda vaenlase kõige väe peale, nagu Piiblis ütleb siinsamas. Meil on meelevald astuda vaenlase kõige väe peale ja mitte miski ei saa teha meile kahju. Ja mõnikord tundub, et me kristlastena võib-olla vahepeal nagu justkui nagu kardaksime vaenlast. Sest et no jah, ta tõesti vihkab meid, talle ei meeldi kristlased, me kohe üldse ei meeldi talle, aga tegelikult on Jumal andnud meile meelevalla tühistada tema tööd, tema plaanid ning omada meelevalda hoopis tema üle. Ja selle juures ei saa mitte miski meile kahju teha, sest Jumal ju nii ütleb. Ja kõige selle juures on oluline ka see 20. salm, et mitte minna uhkeks, kui sa tead ja sa kasutad seda Jeesuse meelevalda, selle meelevalla taga on Jumala vägi. Jumal teeb seda. Jeesus on andnud sulle selle meelevalla, et seda kasutada, aga kui sa seda ka kasutades ja näed, kui vägevalt Jumal nagu sinu kaudu liigub ja sinu kaudu midagi teeb, siis see ei ole koht, kus minna ka nagu uhkemaks, vaid me oleme rõõmsad sellele, et meie nimed on eluraamatus ja et Jeesus on kinkinud meile oma meelevalla. Ehk siis esimene, kelle üle meil meelevald on vaenlane ja tema tööde. Jeesus on andnud meile selle meelevalla. Teine, millest ma räägin, on patt. Ja mõned kristlased ütlevad, et patt on alati vaenlase kätetöö. Mõnes olukorras see võib tõesti nii olla, aga kõiges me ei saa ka vaenlast süüdistada. Meil on võimalus öelda ei. Meil on võimalus patule öelda ei. Me ei pea seda tegema. Jah, mõnikord me isegi ei tea, et me pattu teeme. Jumal teab seda. Jumal näeb seda. Ja Jumal teab, et me ei ole täiuslikud. Ta teab seda väga hästi. Aga tänu Jumalale, et Jeesus on tulnud ja Jeesus on üles tõusnud, et meie patud on andeks antud. Aga kui kristlane teab, et ta teeb pattu, ta teab seda, et ta teeb seda pattu, siis tal on võimalus seda mitte teha. Tal on võimalus võtta pattu üle Kristuse meelevald. Tal on võimalus öelda ei igal korral, kui ta tunneb ennast ahvatletud pattu tegema. Ja see ei ütlemine ei pruugigi alati olla lihtne. See ei pruugi olla alati kerge. Aga see võimalus on olemas. See ei ütlemise võimalus patul on olemas. Meil on võimalus võtta Kristuse meelevald iga patu üle. Meil on see võimalus olemas. Me ei pea seda tegema. Isegi kui tundub, et on raske ei öelda, see ei ütlemise võimalus on alati olemas. Kolmas, millest ma tahan rääkida, on tervis. Ja Jeesus juba maksis tervise eest ristil hinna ära. Ja selle tõttu on meil ka meelevald üle kõigi haiguste, üle kõigi tervisemurede. Matteuse 10.1 ütleb nii. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Jeesus andis oma jüngritele tervendada kõiki haigusi, igasugust nõtrust. Ei lugenud see, mis haigus see oli, ei lugenud see, mis selle nõtruse taga oli. Jeesus andis meelevalla kõikide haiguste üle, igasuguse nõtruse üle. Ja ta andis meelevalla ka rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja ei lugenud see, milline vaim seal oli. Jeesus ütles, et kõik. Ja nagu meie Märt Vähi ütleb, siis kõik on kõik ja see kehtib alati. Kõik on kõik ja Jeesus on andnud kõikide haiguste meile, et me võiksime tervendada neid kõiki. Neljas, millest ma täna rääkida tahan, on, et meil on meelevald meie enda üle. Ja see võib-olla tekitab küsimusi. Ja ma natuke selgitan seda, miks ma tahan rääkida, et meil on meelevald ka meie enda üle. Sinna alla kuulub palju asju. Ja Jumal on mõelnud, et kõik, mida teeme, kõik, kuidas me elame, et see oleks kooskõlas Piibliga. Et see oleks kooskõlas tema sõnaga. Ja meie kui kristlased, me siis representeerime maailmale ju Kristust. Me representeerime maailmale Jumalat meie kaudu, meie oleme üks Jumalaga. Teised jälgivad meid, meil on kristlasena olemisena, meil on väga suur ülesanne täita, et me mitte kuidagi moodi ei rikuks mitte kellegi pilti Jumalast.
meil on nii oluline ülesanne, kuidas me käitume, millise olekuga me oleme. Ja meie ülesanne on elada koos piibliga, kooskõlas. Ja mis selle meie enda alla siis läheb, mille üle meil on meelevald? Meil on meelevald oma aja üle, kuidas me oma aega kasutame. Kui me tunneme, et meil ei ole aega võib-olla Jumala jaoks nagu, võib-olla niimoodi nagu aega võtta, siis me saame teha selle aja, meil on see võimalus olemas, meil on see meelevald olemas, me saame oma aja eest vastutada ise. Teine asi, mis meie enda alla läheb, on meie raha, meie finantsid ja Mirjami seeria räägib praegu väga hästi selle kohta, kuidas me omame meelevalda oma raha üle, oma finantside üle, oma materiaalsete asjade üle. Kui te ei ole kuulanud Mirjami seeria jutlust, mis läheb veel edasi, siis ma väga soovitan kuulata, see on väga-väga hea. Meie endale läheb veel oma suhtumine, milline on meie suhtumine, milline on meie hoiak. Näiteks ärgame hommikul ülesse ja meil on väga paha tuju. Meil on meelevald selle tuju üle. Me ei pea olema halvas tujus. Me saame võtta ka selle oma suhtumise ja oma hoiak üle meelevalla, Jeesuse meelevalla. Me ei pea olema halvas tujus. Jeesuse Kristuse nimel, see halb tuju, ma ei tea, miks ma ärkasin selle üles, aga Jeesuse nimel see on kadunud. Ma ei lähe oma päeva edasi, see ei saa minu päeva rikkuda, see ei saa minu olulisi sündmusi rikkada, see ei saa mitte midagi rikkuma tänasel päeval. Me võtame meelevalla selle üle, meil on see võimalus kasutada seda. Mis meie enda alla veel läheb? Meie füüsiline keha. Meil on meie füüsilise keha üle meelevald, et me hoolitseksime selle eest. Miks? Meie keha on püha vaimu tempel. See on oluline. Mida me sööme, mida me joome, mida me võib-olla, ma ei tea, kuidas me füüsilist aktiivsust rakendame, kuidas me riietume. Me omame kontrolli oma füüsilise keha üle. See on see, mille üle meil on meelevald ja me võtame selle Kristuse meelevalla alla, oma ihu. Veel, mis meie endale läheb, meie mõtted, meie tahted, meie valikud, meie emotsioonid. Meil on meelevald selle üle, mida me laseme püsida oma mõtetes ja mida me ei lase seal püsida. Me ei pea olema kuidagi nukrad ja ninanorgus ja ebakindlad, kui asjad ei lähe nii, nagu meie tahame. Me võime võtta need emotsioonid, me võime kasutada Jeesuse meelevalda selle üle ja teada, et hea küll, asja ei läinud nii, nagu mina tahtsin, aga ma tean, et Jumalal on parem plaan, siis nii või naa, kui need asjad ei läinud, nagu mina tahtsin. Ja meil on oma mõtete üle meelevald. Kui mingi asi ringleb peas, mis sa tead, et see ei ole praegu hea asi, et see ringleb mu peas, võtad meelevalla, kadunud, peab minema, sest Jeesuse nimes ta peab kaduma, sul on see meelevald. Meie emotsioonid samamoodi, nagu ma ennegi rääkisin, mitte ükski emotsioon ei pea tegema sinu päeva halvemaks. Ei pea rikkuma mitte ühtegi sinu olulist sündmust. Mingisugune, võib-olla keegi näeb vaeva ärevusega, kui on mingisugune eriti oluline sündmus, ta peab midagi väga olulist tegema ja ta tunneb, et ma ei tea, et ta ei saa hingata, et ta higistab, et kõik on pahasti, ei ole mitte midagi. Meelevald, Jeesuse Kristuse meelevald, see saab selle ära võita ja võidabki. See on nii oluline. Ja viies asi, millest ma siis ka mainin, mille üle meil veel on meelevald. Meil on meelevald olukordade üle, kriiside, katastroofide üle meie enda eludes. Olukorrad, kus tundub, et mitte miski ei ole võimatu. Olukorrad, kus me lihtsalt ei tea, mida teha. Jeesuse nimes on meil meelevald nende olukordade üle. Meil on meelevald ka kõigi loodusjõudude üle. Näiteks Irene vajas, et tal vihma ei sajaks. Irene palvetas, vihma ei sadanud. Tal on meelevald sellele, Kristuse meelevallast tal on. Mul väga meeldisid tänased tunnistused. Lea tunnistas ka sellest, et kuidas ta läheb ja teeb. Ta ei lase hirmul võtta meelevalda tema üle. Tema võtab meelevalla hirmu üle. Ja sellest me räägime ka natuke hiljem, kuidas võtta selle kartuse hirmu siis üle meelevald ilma, et see võtaks sinu üle meelevalda. Väga hea ja samamoodi nagu Tanja täna rääkis ja tunnistas, et ta nägi, et tema lapsel oli stress. Ja ta nägi, et see stress võttis tema lapsel nagu teda üle, eks ju. Ja ta läks ja ta kuulutas Jeesuse nime sinna. Ta võttis meelevalla stressi üle ja mis Tanja ütles? Stressi asemel tuli rahu, tuli rõõm. See on see, mis meelevald meil on kristlastena. Me peame sellest aru saama ja lisaks arusaamisele me peame sellest ka käima hakkama, me peame tegutsema selles.
Aga kõik need 5 asja, millest ma rääkisin vaenlase üle meelevallast, ma rääkisin patu üle, tervise üle, meie enda üle, mis hoomab nii palju asju ja olukordade üle. Kas midagi nendest asjadest praegu on sinu elus, mis segab sul järgida Jeesust ja Jumalat? Kas nendest asjadest on midagi, mis omab meelevalda hoopis sinu üle, selle asemel, et sina omaksid meelevalda nende asjade üle? Just rääkisin noortega ka ja ka suht sarnastel teemadel ja ma küsisin noorte käest, et mis on need valdkonnad teie eludes, kus teil on raske Jumalat veel nagu usaldada, et kus teil on nagu raske nagu anda Jumalale midagi üle. Ja noored ütlesid, et nende jaoks on raha. Raha see koht, mida nad nagu on raske anda nagu Jumalale. Et korjandus, kümnis, see asi on neile raske. Ja ma ei ütle, et mu noored oleksid raha armastajad sellisel viisil. Ma ei ütle seda, aga nad tõid ise välja selle, et neil endalgi on seda vähe. No noored, nad käivad koolis muidugi, neil on ju, saab aru, et ei ole nagu seda nagu nii-öelda jalaga segada, eks. Aga meie elus võivad ka olla mingisugused asjad, mis nagu segavad meilt Jumalale nagu üleandmist. Ja ma tahangi nagu küsida sinu käest, et kas sinu elus praegu on mingisugused asjad, mingisugused valdkonnad, mis segavad sul järgida Jeesust. Ja kas on midagi, et lisaks sellele, et nad segavad seda teha, kas nad omavad meelevalda hoopis sinu üle, selle asemel, et sina omaksid meelevalda nende asjade üle. Olgu see, võibki olla raha, emotsioonid, võib-olla mingisugused teised suhted, sõbrad. Sina võtad meelevalla nende asjade üle enda elus. Ja õpetussõnad 16:32 ütleb niimoodi. Pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna valutaja. Jumala sõna ütleb, et inimene, kes valitseb iseenese üle, on parem kui terve linna vallutanud mees. Meie tänapäeva pildis see vist nagu ei ole kõige nagu omaks võetavam mingisugune asi, sest kui keegi valutab mingisuguse suure asja, ronib mingisuguse suure mäe tippu, siis antakse talle tiitel ja medal ja kui tubli inimene sa oled, eks ju. Aga Jumal ütleb, et kui sina võtad iseenese üle valitsuse, sa oled parem kui ükski linna valutaja, ükski kui mäetipu valutaja. Jumal ütleb seda õpetussõnades. Aga mille üle meil meelevalda ei ole? Neid on ka tegelikult, mille üle meil meelevalda, Jeesuse meelevalda ei ole. Meil ei ole meelevalda kellegi teise inimese üle, kellegi teise elu üle. Sest Jumal on andnud kõigile vaba valiku. Jumal on öelnud, et ära valitse teise inimese nagu üle. Meil ei ole seda meelevalda. Sest et Jumal on andnud inimesele vaba valiku kõige suhtes, mida ta oma eluga otsustab teha. Jumal ütleb, et ma tahan olla sinu jaoks siin, ma tahan käia koos sinuga, aga ta ei suru ennast peale. Ta ütleb, et see on sinu otsus. See on sinu valik. Ja ma ei räägi siin praegu lastest, sest et lastevanemate kohustus on omada kontrolli oma laste üle, eks ju. Ja sest et lapsevanemad hoolivad nendest, nad teavad paremini, nad oskavad võib-olla natuke ratsionaalsemalt mõelda kui lapsed, eks ju. See ei ole see koht. Ma räägin täiskasvanud inimestest. Ühel täiskasvanud inimesel ei ole meelevalda teise inimese üle. Ja üks loogiline asi veel, mille üle meil meelevalda ei ole, on siis see, et kui me tahame kustutada Jeesuse meelevalda millegiga, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Me ei lähe panka röövima, et Jeesuse Kristuse nimel ma nüüd lähen ja röövin panka, eks ju, küll ma saan hakkama. See ei ole lihtsalt loogiline ja sellele meil ka meelevalda ei ole. Need 2 asja ma tahtsin siis välja tuua. Teine inimene ja süke mitte nagu piiblipärane nagu eluviis. Ja nüüd, kui me siis teame, et meil on Kristuse nimes ja Kristuse veres meelevald, siis on üks kurb uudis ka. Ainult teadmisest ei piisa. Me peame ka käima selles Kristuse meelevallas. Me peame teadma, et me ei pea olema haiged lihtsalt sellepärast, et haigusmööda ilma ringi kolab. Me ei pea tegema pattu lihtsalt sellepärast, et miski või keegi meid ahvatleb pattu tegema. Me ei pea kartma vaenlast lihtsalt sellepärast, et ta oskab kõvad häält teha.
Me ei pea. Kui te ei teadnud veel, me ei pea. Me ei pea. Aga, et üldse alustada selles Jeesuse meelevallast tegutsemist, siis me peame teda isiklikult tundma. Me peame teda isiklikult teadma. Me peame temaga aega veetma, me peame iga päev tahtma, et Jumal oleks meie kõige parem sõber siin päevas. Kõige parem sõber. Ja kui Jeesus on sinu kõige parem sõber igas päevas, siis sa tead, mitte lihtsalt ei arva, mitte lihtsalt ei kahtle, aga sa tead, et kõik see, millest Piibel räägib, hakkab päriselt sinu elus ka toimuma. Ja toimubki. Ja kui sa hakkad rääkima välja ususõnu, kui sa hakkad deklareerima enda üle Jumala tõotusi, siis see kõik koormav, kõik see üleliigne, see peab lahkuma. Jeesuse Kristuse nimes see peab lahkuma. Kõik mured peavad kuulama, kui sa kasutad Jeesuse Kristuse meelevalda, sest Jeesus on sulle selle andnud kasutamiseks. Nad peavad kuulama. Sa hakkad aru saama, kui sa kasutad Jeesuse meelevalla, kuidas Jumal on sinuga kogu aeg. Iga sekund, kogu aeg ta on sinuga. Sa hakkad aru saama sellest, et ta ei jäta sind mitte iialgi maha. Ta ei hülga sind. Ka rasketel aegadel ta ei hülga sind. Ka keerulistel aegadel. Ka olukordades, kus inimlikult on täiesti võimatu välja tulla. Sa hakkad aru saama, et sa ei ole üksinda. Seal on Jumal sinuga. Ja need olukorrad peavad kuulama sõnu, mida sina Jeesuse Kristuse nimes välja ütled. Ja sa tead, et Jumal on ustav täitma kõiki oma lubadusi. Ja iga kord, kui sa loed oma piiblit, iga kord, kui sa leiad ühe tõotuse või lubaduse piiblist, Jumala sõnast, see tõotus on sulle. Isiklikult sulle endale. See on sinu oma. Sinu oma. Aga sa teadma neid lubadusi. Sa teadma neid tõotusi. Piiblit lugedes. Meil peab olema tugev armastussuhe Jumalaga, et teada neid asju. Meil peab olema tugev. Et meil võiks olla see vaimulik enesekindlus käia nendest lubadustest, sest et teadmisest ainult lihtsalt ei piisa. Me peame käima hakkama. Kui sa tahad kogeda kõike seda, käia kõiges selles, siis lihtsalt teadmistest ei piisa. Sa pead hakkama ka nendes teadmistest tegutsema. Sa pead hakkama nendes välja astuma, sa pead hakkama nendes käima. Sa pead hakkama neid välja rääkima. Ja sa pead teadlikult hakkama kasutama Jeesuse nime. Teadlikult hakkama kasutama Jeesuse vereväge. Teadlikult hakkama andestama, kui sul on raskusi andestamisega. Teadlikult hakkama armastama, kui sul on raskusi teiste inimeste armastamisega. Sa pead teadlikult tegutsema hakkama. Sest teadmised on olulised, aga muutusteks lihtsalt teadmistest ei piisa. Nende teadmiste alusel sa pead hakkama tegutsema. Ja teades nüüd sellest Kristuse meelevallast, meil on õigus otse probleemiga rääkida ja nõuda, et see lahkuks. Me räägime haiguse puhul otse selle haigusega ja Jeesuse nimes ja vereväes me nõuame, et see lahkuks. Ja kui sa oled märganud, et näiteks, ma ei tea, võib-olla rahaarmastus on midagi, mis segab sinu ja Jumala vahelist suhet ja sa leiad enda olukordadest, kus raha on sinu jaoks olnud olulisemaks ja sa oled teadlik sellest, siis räägi otse oma probleemiga. Ütle sellele otse, et Jeesuse Kristuse nimesse peab lahkuma ning teadlikult sa paned ennast sellesse olukorda, kus see ei saaks enam juhtuda. Me peame ka targad olema, eks ju. Ja võib-olla mõnikord su emotsioonid on täiesti laiali ja sa ei tea ja kõike tundub kõike liiga palju ja lihtsalt, emotsioonid on täiesti laiali. Siis meil on õigus võtta meelevald selle üle ka. Võta aega palveks, Jeesuse nimesse räägi oma emotsioonidele, et neil ei ole Kristuse nimes mõjuvõimu, sinu päeva, sinu enesetunnet ja olulisi sündmusi rikkuda. Me peame teadlikult tegutsema. Aga miks see on nii oluline, et meie ise teeksime midagi? Vahepeal me ootame, et Jumal kõik meie eest ära teeks.
Ja kui sa ütleksidki mulle, et ma ootan küll, sest Jumal on lubanud minu eest hoolitseda, siis 100% ma olen täiesti nõus sellega, Jumal hoolitsebki ja kannabki hoolt sinu eest täiesti. Kahtlemata ta teeb seda. Mul ei ole üldse kahtlust, et ta seda ei teeks. Ta teeb, sul on õigus. Aga me ootame, et Jumal vaigistaks torme meie eludes, kui Jumal on andnud meile autoriteedi seda ise teha. Jeesuse Kristuse nimes. Kas me jäämegi ootama seda, et Jumal elimineeriks meie probleemi, kui me peaksimegi seda hoopis ise tegema? Jumal on andnud meile kõik võimalikud variandid ja vahendid, et ise tegutseda. Me peaksime ise Jeesuse nimes kuulutama olukordade üle meie eludes. Ja mitte võib-olla ainult keeruliste, vaid ka õnnelike olukordade üles, ka heade olukordade eest tooma au Jumalale. Et ka seal oled sa ju koos Jumalaga. Meil on kasutada antud see meelevald Jeesuse nimes, aga kui me seda ei kasuta, siis see ei saagi meile mitte kuidagi moodi toeks olla. See abivahend ei saa meile abiks olla, kui me seda ei kasuta. Ja üks peamisi põhjusi, miks kristlased vahepeal ei kasuta seda meelevalda, ongi see hirm või kartus. Ja Lea rääkis nii julgustava tunnistuse täna, et ta läheb ja teeb. Et hirm või kartus võib tulla, aga ta võtab meelevalla selle hirmu ja kartus üle ja ta läheb ja teeb ja läheb ja palvetab, läheb ja tunnistab. Hirm on üks suurimaid vaenlasi meie eludes kasutamaks Jeesuse nimes meelevalda. Ja kui me tahame hakata ka käima selles meelevallas, siis me peame väga tõsiselt teadma seda, et me peame tõsiselt võtma oma meelevalla, Kristuse meelevalla selle hirmu üle. See peab saama meie jalge alla tallatud. Ja keerulistes olukordades tuleb hirm ennast alati esitlema. Ta on alati kohal, et ma olen nüüd siin, karda nüüd. Aga meil on õigus võtta meelevald selle hirmu üle ja öelda, et ei, sa ei ole siin. Sul ei ole kohta siin. Sa ei pea olema siin, mine ära. Me võime keelduda sellest hirmust ja minna seal olukorras edasi Jeesuse meelevallas. Et hirm ei saaks katkestada seda, mida sa oled mõeldud tegema. Sest kui tuleb kriitiline olukord, raske olukord, nagu mul oli, ma ei teadnud neid asju. Mul oli 7 päeva raske periood. Kui ma oleks teadnud, võib-olla oleks vähem olnud. Kui tuleb see raske olukord, siis on 2 võimalust, kuidas me käitume. See olukord tuleb nii ootamatult, see viib sind nii rivist välja, sul tekivad mured, sul tekib hirm, sa käitud vastavalt oma hirmule, sa käitud vastavalt oma murele, me hakkame ise rapsima, me hakkame ise lahendusi otsima. Aga on teine variant ka olemas. Me kasutame Jeesuse nimes antud meelevalda, sest me oleme seda ju harjutanud ja me oleme selleks olukorraks ette valmistunud. Kui me igapäevaselt kasutame Jeesuse Kristuse meelevalda, siis rasketes olukordades me oleme selleks harjutanud, me oleme ette valmistunud, me teame, mida me teeme. Me ei anna maad hirmule, me ei anna maad murele, me ei hakka ise rapsima, me ei hakka ise lahendusi otsima. Jeesuse Kristuse meelevallas, need saavad lahendatud. Ja kui ma nüüd aus olen, siis mina oma kristliku elu jooksul olen mõlemad varianti teinud. Ja vaid on rohkem selliseid olukordi minu elus ette tuleb, siis ma olen aru saanud, et ma tahan käituda ja ma tahan olla nagu see teine variant. Igas olukorras. Ma ei taha anda maad hirmule, ma ei taha anda maad murele, ma ei taha anda nagu maad vaenlasele, kui mul on võimalus kasutada Jeesuse Kristuse meelevalda ning kuulutada võitu kriiside keskel. Ja tõesti mõnikord kriitilised olukorrad võivad juhtuda silmapilgutusel ja väga kiiresti. Ja sa võid ennast leida olukorrast, kus sa saad aru, kas sa oled harjutanud Kristuse meelevalda või sa ei ole. Me ei saa oodata seni, kuni midagi päriselt juhtub, midagi päriselt keeruline olukord kätte jõuab ja siis alles hakata harjutama seda Kristuse meelevallas elamist ja käimist. Sest et kui see keeruline hetk kätte jõuab, siis pole enam aega harjutada. Kui see olukord on käes, siis sul pole aega öelda, et time out, stop, ma nüüd lähen korraks, mõtlen üle, kuidas see nüüd käib, ma korraks harjutan ja siis ma tulen tagasi siia keerulisse olukorda. Meil ei ole selle jaoks aega. Siis on juba natukene hilja oma teadmisi hakata teadlike tegude jaoks harjutama, kui sa selle keskel oled. On vaja nüüd ja kohe ja praegu.
Kristuse meelevallas elama hakata, käima hakata, tegutsema hakata. Meil on vaja olla ette valmistatud olukordade sees ja ka olukordade väljas, sest et kui sinul ei ole keeruline, siis inimesel sinu kõrval võib olla keeruline ja sina saad ka sinna minna, aidata tal võidelda seda võitlust, mida tema võitleb, eks ju. Õpetada ka talle, kui suur vägi on Jeesuse Kristuse nimes, kui suur meelevald on Jeesuse Kristuse nimes, kui suur vägi selle taga on. Ka teiste inimeste jaoks, ole ette valmistatud. Ja miks ma enne mainisin ka piiblit ja armastussuhet Jumalaga? See on sellepärast, et sa pead teadma, mida Jumala sõna ütleb selle kohta, kes sina oled ja kuidas sa seda kasutada saad. Piibel, see on nagu kasutusjuhend igale vahendile, mida Jumal meile andnud on. Meil on vaja teada, kuidas neid asju kasutada. Vastasel juhul, nagu ma enne ka mainisin, me võime haiget saada. Inimesed meie ümber võivad ka haiget saada. Ja miks sul on vaja siis seda suhet Jumalaga Kristuse meelevallas käimiseks? Mitte lihtsalt teadmiseks, aga käimiseks, kui tahad käia selles. Sest et lahus Jumalast sa ei suuda mitte midagi teha. Jumal saab sulle öelda asju, mida ta on mõelnud, et sina teeksid. Suhtes Jumalaga ta juhib sind püha vaimu läbi. Ta näitab sulle asju, mida sa peaksid tähele panema, mida sa peaksid märkama. Ja kristlasena sina oled üks Jumalaga ja kui sa oled üks Jumalaga, siis sa vajad seda suhet Jumalaga, et käia tõotustes, mis sinu jaoks on antud. Ja võib-olla sa küsid, et kuidas sa tead, et mina nüüd olen üks Jumalaga? Sest piibel nii ütleb. Johannese 17:20-23 ütleb nii. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud ja mina olen andnud neile kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis, sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind. Jeesus ütles seda. Me oleme üks Jumalaga, me oleme üks Jeesusega, me oleme üks ihu. Ja sellepärast, et sa oled üks Jumalaga, sa vajad seda suhet. Sa vajad, see on vajadus sulle. Ja kuskil pool aastat tagasi olin palves ja siuke nagu veider aeg oli. Kogu aeg ma pidin, nagu ma enne mainisin, siis ma olen juba päris pikalt Jeesuse meelevalda kasutanud, aga mitte nagu nii sügavuti nagu uurinud, mis see tähendab ja mis see on ja kuidas ja millal ja niimoodi. Aga ma ka kasutasin ja ma deklareerisin Jumala sõna üle enda igal päeval oma sõprade, oma perekonna üle. Igal päeval ma deklareerisin Jumala sõna ja Jeesuse nime ma kuulutasin üle kõige, mis toimus mu elus. Aga nagu kuidagi nagu keeruline oli, sest et nii palju asju oli, mille üle ma pidin deklareerima Jumala sõna, nii palju asju oli, mille üle ma pidin kuulutama Jeesuse Kristuse väega, Jeesuse Kristuse nime, Jeesuse Kristuse verd, nii palju asju oli. Ja mõtlesin, et mis toimub, miks nii palju asju on ja mulle tundus endale, et ma olen mingisuguses nii-öelda nagu võitluses, et kogu aeg on midagi, mille üle ma pean kuulutama Jeesuse sõna ja endale deklareerima seda ja tundus, et ma olin võitluses. Mulle tundus, et ma olin. Aga siis ma olin palves ja Jumal näitas mulle, et see ei olnud võitlus. Jumal näitas mulle, et ma olen treeningplatsil. Ja treening vahepeal on raske. Ja treening on see, mis valmistab meid ette. Ja see ei olnud ainult selline treening, mis oleks minu jaoks olnud. Jumal lasi mul palatada, deklareerida ka teiste inimeste üle Jumala sõna. Ta lasi mul kuulutada Jeesuse Kristuse nime väge ja vereväge teiste inimeste üle. Ja mina arvasin, et ma olin võitluses. Tegelikult ma olin lihtsalt treeningplatsil. Treenimine ja harjutamine on see, mis teeb sind tugevaks, mis teeb sind teadlikuks, mis paneb sinu fookuse nii paika, et miski ei saa kõigutada seda, kes sina oled Kristuses ja mida sa Jumala kohta tead. Aga treenimiseks ja harjutamiseks on vaja tegutseda, mitte lihtsalt teada ja oma teadmistes istuda. Me peame tegutsema. Aga nagu me teame, teadmised on ka muidugi olulised. Kui sul need on olemas, on juba väga hea.
lihtsalt tuleb astuma hakata vaikselt. Ja kui sa tead, et sul on antud see meelevald Jeesuse nimes teha vägevaid asju, aga see jääbki ainult teadmiseks, siis sa ei saagi ju kogeda seda. Ja Kristuse meelevallas käimine, see on midagi ülimalt vägevat, see on midagi väga põnevat. See on midagi, mille läbi sa saad päriselt teadma, tundma, nägema, katsuma, kuulma, et Jeesus on elav. See, sa saad nägema, tundma ja katsuma ja nägema ja kuulma, kuidas taevas on maa peal. Kuidas see toimib sinu läbi. Sa oledki selleks ju loodud. Ärme siis oota, et Jumal ise kõike meie eest ära teeks. Ta on andnud meile nii imelised vahendid kasutamiseks. Kasutame siis. Ja kui me astume sellele hirmule vastu ja me ütleme, et me vajame Kristuse meelevalda, et kõndida ja elada selles maailmas, siis tegelikult ei võta üldse kaua aega, et sa saaksid nagu nii-öelda vaimulikult nii üles ehitatud selles meelevallas käimises. Ja kui sa siis hakkad kasutama Kristuse meelevalda ja sa tunned, kuidas Jumala vägi hakkab asju liigutama. Sa tead, et see ei ole sinust enesest, sa tead, et see ei ole loomulik, sa tead, et see nagu ei ole see, mida sina oled teinud. Saad nägema, et see on Jumal. See on Jumala vägi. Saad nägema, et Jumala sõna töötab. Päriselt töötab, et Jumal on nii elav. Ja me peame siis tegutsema, et see ka töötada saaks. Et see Jumala sõna saaks töötada. See sõna töötab. Absoluutselt, aga me peame selle tööle panema. Ja me peame kasutama seda ka Jeesuse meelevalda ka väikeste asjade üle oma igapäevaelus. See on see treening, igapäevaelu, eks. Ja me peame neid sõnu välja rääkima, me peame välja ütlema, me peame välja deklareerima, me peame kasutama Jeesuse meelevalda. Võib-olla sa mõtled korraks, et mis on esimene asi, mis sulle mõttesse tuleb, kui igapäevased mured tulevad? Mis on esimene asi, mis käib su peast läbi, kui hommikul sa autotööle ei lähe? Või mis on esimene asi, kui su pähe tuleb, kui sa sõidad ja sa näed, et su kütus hakkab otsa saama, aga tanklat ei ole veel. Meil tegelikult on Mirjamiga üks lugu ka. Me sõitsime Mirjamiga ükskord Viljandisse ja Mirjam vaatab, et on piisavalt kütust küll, et Viljandisse jõuda, aga meie koguduse autol on vist selle nii-öelda mõõdikuga natuke mingisugune nali. Ta vist väga hästi ei näita seda, kui palju seal siis kütust järel on. Ja me üsna peasime Mirjamiga aru, et meil hakkab kütus otsa saama. Meie siis palvetasime ja me jõudsime väga ilusti, jõudsime tanklasse. Nii et meil oli meelevald sellele. Või mis on esimene asi näiteks, mis su suust välja tuleb, kui sul valutab kuskilt? Sest meie sõnades on elu ja meie sõnades on surm. Me võime rääkida elusõnu. Ja me võime rääkida ususõnu. Meil on see võimalus olemas. Ja kui mingisugune keeruline asi on juhtumas, siis sa saad muuta selle võiduks oma elus. Sul on see valik ja sul on ka vajalikud vahendid antud selle jaoks. Sõnad, mis sinu suust välja saavad tulla, võivad olla relvaks vaimumaailmas. Me peame aru saama, et Jumal on andnud meile relva. Selleks relvaks on Jumala sõna, me peame seda teadma ja me peame seda välja rääkima olukordades, kus võib-olla keerulisus tahab meie elu üle võimust võtta. Me võtame hoopis meelevalla selle üle, eks ju. Aga meil ei ole mitte mingisugust füüsilist väge ühegi olukorra ega vaenlase üle. Meil on antud Jeesuse poolt meelevald ja sellest piisab. Me ise ei saa midagi teha, et Jumala, me ise ei saa selles olukorras mitte nagu midagi füüsiliselt teha, sest Jumala vägi on see, mis tuleb esile. Ja au kuulub ainult Jumalale ja meie ise ei ole need, kes midagi teevad. See on Jumal. Ja kui sa arvad, et Jumala võim ja Jumala Jeesuse meelevald on sama asi, siis tegelikult see päris nii ka ei ole. Võib-olla olete kuulnud, mõnikord on räägitud siin seda näidet sellist politseist, kes käe üles tõstab,
ja autojuht peatub, eks. Sellel politsel ei ole seda füüsilist väge, seda liikuvat autot siis peatada, aga tal on see meelevald, tal on antud riigi poolt see meelevald, ma tõstan käe üles, auto peatub, eks. Füüsiliselt, ma arvan, et temast ei jääks midagi väga palju üle, kui ta üritaks füüsiliselt seda autot, liikuvat autot peatada. Ja selle autoriteedi taga on vägi riigi poolt. Ja Jeesusega on samamoodi. Meil on Jeesuse poolt antud see meelevald ja selle Jeesuse meelevalla taga on vägi võimsaim kui ükski muu. Ja kui sind võib-olla valdab hirm ja mõtled endamisi, et ma ei suudaks kunagi käia Jeesuse meelevallas, siis las ma julgustan sind. Jumal ei ole mõelnud, et selles käimine oleks raske. Jumal lihtsalt tahab, et me kuulaksime pühavaimu häält ja me oleksime sõnakulelikud. Jumal on teinud kõndimise Jeesuse meelevallas tegelikult väga-väga lihtsaks, kui me teame, mis see üldse on. Me ei pea olema hirmul kasutamaks Jeesuse poolt antud meelevalda ja me ei pea kartma Jeesuse nime kasutamist mingi olukorra selgeks löömiseks või Jeesuse vereväe tänamist ja tunnistamist, et haigusi välja jääda. Me ei pea jääma pimedaks nende vahendite suhtes, mida Jumal meile on andnud. Ja lõpetuseks ma julgustan sind veel kord. Veeda aega Jumalaga, saa teadma, mis on sinule mõeldud lubadused ja tee Jumal oma kõige paremaks sõbraks ja hakka käima Jeesuse meelevallas. Vägevad asjad saavad hakata sündima sinu kaudu, kui sa seda vaid tahad. Sellele tuleb ilmselt paar osa veel juurde. Mul on nii palju infot, mida ma olen saanud Jumalaga koos arutada ja Jumal on mul näidanud nii palju imelisi asju selle teema kohta. Ja mul on tegelikult väga palju kirjakohti selle kohta veel. Aga seda siis järgmisel korral, kui mul lubatakse seda seeriat jätkata teie ees, siis see on üks väga põnev teema. Aga ma julgustan sind, ole Jumalaga tõesti parim sõber ja selleks, et hakata käima, on vaja midagi teha, mitte lihtsalt teada. Amen.